tere, Valguse Kanal Marge, YouTube'i kanali jälgija, vaataja, tellija ja olen tänulik kõikidele liitujatele nende toetuse eest kanalduste, meditatsioonide ja videode üleslaadimisel. Ongi aprillikuu läbi ja kui aprill oli siis kõige koondamine, endas siis välja selgitamine, mis sulle on heaoluks ja mis on allatõmbav ja selle vabastamine, transformeerimine ja ka ülemineku kuuna siis kõikide vanade otsuste, vanade teemade ilmsiks ja pinna peale tulek ja nendes siis seisukoha leidmise aktiveeringu kuu, siis mai koondab kõik selle, mida sa oled aprillis ja võib-olla ka mitte ainult aprillis, vaid kõikide selle aasta esimeste kuudega siis suutnud siis kokku koondada ja läbi töötada. Ning aitab sul siis leida endas suuremat selgust, kõikides nendes teemades siis lahendused saada ja sammude edasi tegemise suutlikkust siis juurde andev kuu. Maikuus on 2 täiskuud, 1. mai ja 31. mai. Ja täiskuu toob selgust ja näitab, mis siis on sinu elus tegelikkuses püsiv ja loov. Nii et kui aprill lõppes 1. maiga, siis jõudis see koondamine kokku ja selguse ja selekteerimise siis lõppfaasi 1. maiks, mis aitas siis selle lõplikult siis sinu elu jaoks siis välja siis tuua. Noorkuu ehk uus kuu aitab siis pehmelt jõuda siis selle lõpliku selguseni. Ja kui kuu hakkab kahanema, kui täiskuu ära luuakse, siis see periood aitab sinu elus puhastada siis ära siis kõik need üles kerkinud mustrid ja programmid, mis segavad sul edasiliikumist. Nii et kui esimesed kuud, eriti aprill, oli siis selline kindel meeldetuletus ja vajadus su elus siis selgust saada, kuhu sa tahad liikuda, mida sa tahad teha, olgu ta siis isiklikus elus või siis tööalaselt või hobidealaselt, siis maikuu aitab nüüd siis koondada kogu selle tehtu põhjal siis need edasiliikumise teed ja otsuste ja protsesside siis edasi toimumise. Nii et aitab sinusse sisendada suuremat rahu ja segaduse asendada siis selle teadlikkusega. Et sa kindlalt tead, et aprillis võib-olla olid veel kahe vahel, mis oli oluline, siis mais hakkad sa siis kindlalt siis aru saama, mida sa tegelikult tahad, milline teadlikkus sul on ja oma elu teemades siis hakkad teadma, mis on sulle siis stabiilsust andev, turvamist andev või turvatunnet andev ja mis on sinu elus tõeline, mis on see ka tõde ja milline see tee on, kuidas moodi sa hakkad edasi liikuma. Olgu ta siis tööalaselt, et millist tööd liigud edasi tegema ja aitab sul siis otsuseid teha, et kõik need protsessid, mida sa oled aasta algusega, eriti aprilliga siis alustanud ja aktiveerinud, saaksid hakata siis vilja kandma ja edasi liikuma ja toimuma.
nii et pole enam tagasiteed, vaid tuleb ainult edasi liikuda. Sest aasta algusega ja nüüd maikuuga paned sa siis nendele kõigele oma elus soovitule ja läbitöötatud teemadele ja koondamistele siis punkti ja hakkad sellest punktist siis suutma siis selge pilguga, selge teadvustamisega ja arusaamisega, mis on mis ja kuidas see sinu elu siis kannab sellest punktist siis edasi liikuma. Ja täna on siis kaardite valimise päev. Valin 3 kaarti siis Kanaldad valgussõnumite kaardite hulgast ja vaatame, mida siis kaardid ütlevad siis selle maikuu esimese nädala kohta. Et enne just rääkisin nagu üldiselt maikuu kohta. Nüüd vaatame, mis see mai alguse siis nädal siis sulle siis ütleb. Ja nii. Nii. Esimene kaart on siis selline ja sõnum on see, et palu kõiksusest abi, et nagu vaakumina puhastatakse sinu kehades, sinu auraväljas, sinu teadlikkusest ära kõik sinna kogunenud võõras, madal ja see, mis sind selles elus enam ei teeni. Ja ole tänulik, sest tänulikkus tõstab sinu sagedust ja aitab universumil just abistada sind sellest seisukohast, mis sulle siis on vaja. Teine abistav kaart on siis selline ja abistav kaart selle esimesel kaardile ütleb sulle, et ole tähelepanus ja teadlikkuses just praegu. Et sa tead, et elu toimub just praegu ja oled märkamises igast enda reageeringust ja kõigest sellest, mis su elus toimub. Ja sellele aitab kaasa jälgida, enda mõtete jälgimine, sest mida sa mõtled, seda sa kiirgad maailma välja ja seda võimaldab sulle universum, mida sa endast välja kiirgad. Ehk siis kõik sinu mõtted, rääkimata siis sõnadest, on koheselt olemas. Mõtted võivad siis luua ja hävitada. Ehk siis, kui sa jälgid enda mõtteid, teadvustad, mis sinu sisemuses on, mida sa välja kirgad ja mida sa seeläbi enda reaalsusesse lood, siis aitab universum kaasa sellele, et sinust eemaldatakse kõik see vana, allatõmbav ja raske võõras, mis siin elus enam ei teeni. Ehk siis sa ise aitad kaasa olemaks siin ja praegu hetkes ja vibreerimises siis universumiga ühes taktis ja siis saab universum anda sulle kõike seda, mida sa tegelikult tahaks öelda, tahad. Ja mille läbi saab siis luua, on selline kaart, nii et 3 kaarti, kõik olid selliste piltidega, ilusad pildid ja sellise sõnumi läbi saad sa eelnevat sõnumit luua, et sa teaksid, et sinu otsus olla võimas valgusolend on parim kaitse, mis iganes negatiivse vastu. Kaardi valimine annab märku sinu enda kaitse nõrgenemisest, tee taotlus tagasi keskmesse. Tähendab seda, et universum näeb, et sa oled muutunud kuidagi haavatavaks ja sinu kaitse on nõrgenenud
välisest maailmast, aga seeläbi ka sinu sisemusest või läbi sinu sisemuse sinu ellu tõmmatud välisest maailmast asjaolude suhtes. Ehk siis kogu 3 kaardi koondmõte on siis see, et kui sa oled tähelepanus enda mõtetest ja enda sisemuses toimuvast ja sisalduvast, siis saad sa olla tänulikkuses ja universumi ka ühes rütmis ja teadlikkuses, ja universum saab aidata siin ellu voolata just kõigel sellel, mida sa tegelikult soovid, väärid ja tahad. Tänulikkusega positiivselt teades, et see on sinu elus. Kõik on, kõik tuleb. Ja sinu otsus on kõige võimsam loovam jõud universumis. Ja kui sa lood oma ellu läbi enda sisemusest madala vabastamise, lood oma ellu sellise turvalisuse ja kaitse, siis sinu elus on kõik võimalik. Ja selle esimese nädalaga lood sa sellised võimsa alustala või võimsad sambad kogu selle aastaks edasiliikumiseks kindlalt, tugevalt ja teadlikkuses. Ja lood edu ja külluse igal tasandil oma ellu. Olen tänulik, et vaatad. Olen tänulik, et toetad.